Aitäh, õppejuht! Palume lõpetajate poolseks sõnavõtuks lavale õpilasesinduse presidendi Elina Targiaini. Tere õpetajad! Tere kallid lõpetajad ja sõbrad! Aga mul pidi siin kuskil olema üks... Näe, sealt ongi. Andres, mul on sulle paar küsimust. Kui vanaks sina kavatsed elada? No, leidsid mu ikka üles. Mis sa minu käest küsid, no? Ma ei tea, mingi 90 aastat libistab vahest ikka ära. Oot, ma ei saa nüüd aru, kas sa mõtled elada 90 aastat või sama aastat 90 korda. Kuule, mida sa sonid? Ära lähe asja keeruliseks. Tähesi, et chill, et fun oleks, et ei oleks mingit vingu ja kõik oleks rahul. Nii, aga tegelikult ei ole ju nii. Me eksime, teeme vigu, aga see ongi elu. Elu on lühike ja iga päev on tähtis, seega ärme kardame tulevikku. Aga, no, hakkab pihta elus sama vana jutt. Meil on juba korduvalt öeldud, nüüd olete omapäi, nüüd olete iseseisvad, ees ootab suur samm. Ma ei tea, kuidas sulle, aga minul on see lause juba nii tuttavaks saanud, et tänavasel päeval iseloomustab see ka meie edasist teekonda. Jaa, nii on. Inimene areneb järk-järgult. Me oleme kõigeks ette valmistatud ja muidugi mõtleme, et mis saab edasi ja mida me sügisel tegema hakkame, aga... Ja, ma mõtlen ka, et kas see ala, mida teha või õppida tahaks, on ikka see õige ala. Aga miks ei mõtle nii? Nii? Millisena kujutaksid sa ette enda ideaalset argipäevaelu 5 aasta pärast? Kus sa oled? Kellega sa oled? Ja mis sa teed? Nii? Ja nüüd õpi seda, mis aitab sul selleni jõuda. Nii lihtne ongi. Jaa. Aitäh sulle. Ole. Jah, sest ma ise olen õnnes, et mina valin endale töötamiseks valdkonna, mis mulle meeldib. See on päris tähtis valik. See on tähtis. Sa tead, et töötad keskmiselt enda elust 90 000 tundi ja teadlaste sõnul 80% ei ole rahul oma tööga. Too, ongi nii. No mina kavatsen küll kuuluda nende 20% hulka, kes on. Ja mu ema rääkis, et tema kohustusliku kirjanduse hulgas oli üks romaan, kus peategelane ütles üpris tabavalt, et elada tuleb nii, et hiljem ei oleks piinavalt valus siitult elatud aastate pärast. Sulle koidab, mis romaaniga tegu? Kui ma nüüd mõtlema hakkan, siis hetkel ei tule meelde. Aha. Mina ei ole oma emaga sellest romaanist rääkinud, aga äkki ma kasutasin. Ma arvan küll. Ema, kas sa tead, mis romaaniga on tegu? Aga äkki keegi saalis teab? Teab keegi? Kuidas kalastus teras? Vot just õige. Kuidas kalastus teras? Ja nii ongi, me ei tohi elada sihitult. Seega ei saa jääda lootma vaid õnnele. Meil peab olema plaan. Andres, sul peab ka plaan olema. Palun kirjuta üles kõik eesmärgid ja tööta need läbi. Ühe teadusuuringu alusel ainuüksi plaanide üleskirjutamine tõstab eesmärgi saavutamise tõenäoliselt 70% võrra. No ei jäta rahule. Mis plaanid, mis kavad, mis sihid? Vaata, Elina, see maailm, milles me elame, ei ole väga väike. Siin on omaaegu inimesi, erinevad rahvused, erinevad riigid. Kogu aeg, iga päev, iga sekund, iga minut luuakse midagi uut. Jälle toob keegi välja probleeme maailmas, mis pole viimast vähemalt 50 aastat lahenenud ja no ei paista ka, et laheneks. Sina oled lihtsalt üks mutter, üks väike jupp selles aelas. Kuidas saad sa arvata, et sina, mingi väikeriigi elanik, saad teha midagi teisiti või lisada midagi juurde sellele üüratule süsteemile? Ole parem täna õnnelik ja rahul. Päike tuli ka välja, nii et jõuad vist täna randa ka minna. No las ta olla seal väljas, aga mina olen hull. Lapsi, naiivitajaid, idealist, nimeta seda, kuidas tahad, aga mina muudan maailma. Jah, seda tohutut süsteemi. Tead, kuhugi suunas see maailm liigub ja see liigub täpselt sinna, kuhu mina ta suunan. Tegelikult ei takista ka sul mitte miski andmast oma panust. See ei tähenda, et peaksid hakkama tegelema suurte globaalsete probleemidega. Tegeles need väikesed probleemid, mis vajavad lahendamist. Ja
kui väikeste lahendamine on käkitegu, siis saab ka suurtega hakkama. See jutt isegi tuleb tunnistada, et on loogiline. No, üksi ma ei suudaks. Aga võib-olla ma ei peagi üksinda ravelema. Mul on ka 24 tundi ja vaja elada. Sinu poolt tuleb kohusetunne ja plaan ja minu poolt ambitsioon ja nahaalsus. Ja koos kõigi teiega me liigutame mägesid. Maailm on keerulises ajas ja meie õpetajad, kes me see aasta siit väljume, oleme ju tegelikult need, kes hakkavad üles ehitama oma riiki. Enam pole aega iseseisvalt rikastuda, vaid ühiselt asuda võitlustulle parema homseni. Ja kõik see järgnev aeg, 90. eluaastani peabki see elama kirega, mitte lihtsalt põlema, vaid olema seal leegiheiti oma armastatud inimesed seltsis. Sul olid mulle olulised küsimused. Ja koos leidsime vastused. Tead, kõige hullem on olukord, kus ei osata küsida, aga õnneks koolis leidub nii küsijaid või vastajaid. Ja tõepoolest neid on igasuguseid. No, tuleb tõdeda, et üksi me vastusteni ei jõuaks. Aitäh teile kõigile, kes olete meie 231 lõpetaja eluloo autorite hulgas. Aga mis saab edasi? Aitäh teile! Presidendina sooviksin ka anda üle kooli või lennu lõpuvingi meie direktorile ja palun siia Mihkel Ustavi endale appi ja direktori. Et siis kuuluvad koolile. Siis teise lennu KT ja TT klass tahaksid üle anda järeltulijatele sellise mängulise kingituse. Et kool ei ole vaid kontroll